Kas võin teiega jagada esimest päevakava osa? Me natukene suhtleme koos, räägime MHPSS-ist. Eelkõige, mis see on? Miks see oluline on meile kui otsuste tegijatele, valitsuse esindajatena? Ja kuidas me saame teha koostööd sektoriülesel tasandil, olemaks ettevalmistunud? Aasta aega tagasi, mais 2024, 29. mail kell 7:30 õhtul Maailma Terviseorganisatsiooni liikmesriigid toetasid resolutsiooni vaimse MHPSS integreerimist nii ettevalmistuse kui taasteprotsessidesse. Eesti oli üks nendest toetavatest riikidest, tutvustamaks seda ka teistele. Esmalt tõi selle lauale Holland ja Ukraina ja see järgnes inspireerivale sammule, mida Ukraina algselt tegi, eriti sõjaolukorras. Tahtis jagada oma õppetunde, et kõik jõuaksid ühisele otsusele. See viib uutele muudatustele mitmes aspektis. Üks peamine muudatus on see, et see resolutsioon juba mainib MHPSS-i. Me nüüd teame, miks see oli oluline. See resolutsioon ei keskendunud vaid MHPSS teemale katastroofide järgselt, vaid integreeris MHPSS valdkonna juba eelnevalt, kestel ja järgnevalt. Erinevalt mõne aasta tagusele resolutsioonidele ei keskendu see rahvatervise hädaolukordadele, mis siis keskendusid relvastatud konfliktidele, looduskatastroofidele. Aga mis on oluline selle puhul, on see, et me ei räägi sellest valdkonnast kui lisavaldkonnast, vaid me räägime sellest kui õigusest, kui inimõigusest. Ja nüüd on meil olemas ka vastav resolutsioon, mille muuhulgas on teistele teinud ettepanekuks ka Eesti. Kas see probleem on oluline? Suur probleem. WHO statistika ütleb meile, et 1/5 katastroofi järgselt, 1/5 inimeselt tekib vaimse tervise häiri, mitte ainult stress või häiring, vaid saab reaalse diagnoosi peale relvastatud konfliktis. Ei puuduta ainult mitte PTSD-d, vaid siia kuuluvad depressioon, ärevus, bipolaarne häire, skisofreenia kui ka PTSD. Kui rahvastik on näiteks 1 miljon elanikku ja seal toimub relvastatud konflikt, siis teil on 220 000 inimest. Täpselt 221 000 inimest, kellel tekib vaimse tervise häire, nii et see ei ole üldse haruldane probleem. Aga see probleem ei mõjuta ka kogu elanikkonda, mis on teine väärarusaam, aga WHO statistika ütleb, et 1/5. Aga mis on MHPSS-i määratlus? Ükskõik milline sekkumine kohalikust kogukonnast või väljaspoolt, näiteks humanitaarabiasutustest, mis aitab ja edendab vaimset tervist ja psühhosotsiaalset heaolu ja ennetab või ravib vaimseid häireid. See väärarusaam on see, et see valdkond keskendub ainult häiretele. Esimene termini osa, vaimse tervise häired või vaimne tervis, keskendub ennetusele ja ravile. Teine osa keskendub inimestele, kellel võib olla või ei pruugi olla teatav vaimse tervise häire. Ja tüüpiline väärarusaam vaimse tervise puhul hädaolukordades on see, et inimesed arvavad, et me räägime ainult PTSD-st. Me ei räägi ainult PTSD-st, sellepärast et me ei keskendu ühele häirele, me keskendume kõikidele haigustele,
terviklikult ja me kindlasti ei räägi ainult häiretest, sest muidu me oleks selle nimetanud vaimse tervise häireteks, aga meie keskendume ka psühhosotsiaalsele toele. Aga inimestel, kellel hädaolukorras võib tekkida selline häiring, ongi meie peamine valdkond. Ja kui see määratlus tekkis meie juhiste põhiselt aastal 2007, tõi see kaasa ka radikaalse muudatuse meie valdkonnas. Asutused, näiteks UNICEF või Punase Risti asutused hakkasid rääkima ühes terminoloogias. Enam ei olnud olukorda, kus UNICEF kasutas sõna psühhosotsiaalne või WHO vaimne tervis. Ja ma nägin juhiseid ja nüüd see tähendab seda, et juhised ei kasuta enam erinevaid termineid. See on valdkond, kus on tõesti ülemaailmne konsensus asutuste vahel. Ja Maailma Terviseassamblee resolutsioon tõi sellega valitsusteni aastal 2024. Terviseministeeriumid on nõustunud kasutama seda terminit, kui me viitame sellele valdkonnale. Nii et see ei puuduta ainult humanitaarabi ettevõtteid või vabaühendusi, vaid see on valitsuse tasandil otsus kasutamaks sellist terminoloogiat vaimne tervis ja psühhosotsiaalne tugi. Sekkumine väljaspool või kogukonnasiseselt, mis aitab ennetada ja ravida vaimse tervise häireid ja edendada psühhosotsiaalset heaolu. Aga mis on vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe tagajärjed, mis võivad juhtuda peale hädaabiolukorda? See toob muudatused sellesse valdkonda, mõni hädaolukord juhtus, inimesed sellest mõjutatavad ja kui me peame reageerima, me peame keskenduma sellele, mis on need uued asjaolud, mis meil tekkisid, uued probleemid, näiteks vaimse tervise probleemid. Ja see muutus siin tuletab meile meelde, et me ei tohiks ära unustada ka olemasolevaid sotsiaalseid ja psühholoogilisi probleeme, mis kogukondades esinevad, sellepärast et inimesed, kellel on olemasolevad vaimse tervise häired ja sotsiaalsed probleemid, näiteks nagu vaesus, üksildus, sotsiaalne isoleeritus, diskrimineerimine, neid muudab see veel haavatavamaks. Näiteks kui mul on psühhoos ja elu viis mind näiteks varjupaika Kreekas või Moldovas. Kujutage ette seda kogemust, kui te peate seal telklaagris olema samal ajal, kui toimub pommitamine, te olete eemal oma kodust ja sotsiaalsest toest. See on väga keeruline. See ei puuduta ainult inimesi, kellel on PTSD, kui mul on psühhoos ja ma ei näe enam oma arsti, ma ei saa ligi oma ravimitele, ma pidin jätma oma pere ja elama telklaagris, siis inimesed, kellel on olemasolevad vaimse tervise häired, on samuti haavatavad. Ja see on samuti meie peamine standard, tuleb meeles pidada, mis oli olemasolev häire ja mis oli siis selle õnnetusjuhtumi poolt toodud kaasa. Toest ilmajäämine, kogukonna toest ilmajäämine, lein, kui oled ilma jäänud lähedastest või lein, kui sa oled jäänud ilma oma varast või töökohast. Aga 2007. aasta juhis tuletab meile meelde ka, et on üks suur probleem. Humanitaarabist tingitud MHPSS tuge. Kas te kujutate ette, et on asju, et kui me ei reageeri nendele, siis need teoks ei saagi. Ma toongi teile välja psühholoogilise toe. Üks psühholoogiline sekkumine, mida kasutatakse meie kolleegide poolt vabaühendustest, mille nimi on psühholoogiline nõustamine. See kätkeb endas seda, et ma tulen sinu juurde ja pakun psühholoogilist esmaabi ja viin sellega läbi sekkumise, mis tähendab, et ma küsin teilt, mis juhtus selle hädaolukorra vältel, mida te nägite, mida te tundsite, mis lõhna te tundsite, kui see pomm lõhkes, kas te tundsite seda kummikärsa lõhna, kui maja oli põlemas.
Kas te kuulsite, kuidas inimesed appi karjuvad ja inimesed nimetavad seda ventileerimiseks? Me nüüd teame ja nüüd meil on teadus, mis ütleb meile, et see sekkumine võib hoopis tõsta PTSD-d, sellepärast et me sunnime inimesi mäletama seda, mis juhtus. Nii et on sekkumisi, mis ei ole head ja sellepärast on meil vaja juhendeid teadmaks, mida on hea teha. Aga asi ei piirdu sellega, mitte ainult spetsiifiliste sekkumistega, vaid see, kuidas me seda serveerime, võib inimesi kahjustada. Näiteks, kui me läheme kogukonda, kus kogukonna juhid on vanemad ja paljudes kogukondades ongi vanemad täiskasvanud need juhid ja palume neil jagada toitu ja vett. Meie hakkame ise toitu ja vett jagama, aga meie seeläbi ju likume selle kogukonna dünaamikat. Kui on juhtunud suur hädaolukord ja me jagame toitu inimestele viisil, mis ei austa nende hierarhiat, siis nad hakkavad inimesed ju omavahel võitlema, et saada kätte see toit ja vesi. Seal on hädaabiolukorrast tingitud olemasolevad ja reaktsioonipõhised lähenemised. Ei ole saladus, et eelarvekärped on humanitaarabi kõvasti mõjutanud, seda ka minu asutuses, kuid ka mujal. Ja me peame siin rääkima, kuivõrd oluline on MHPSS. Ja tihti me räägime seda seeläbi, et see valdkond on elu taas rajamiseks oluline. Kuidas me siis seda teeksime näiteks sõjajärgsetes, näiteks Ukrainas, Sudaanis, Süürias? Kui sõjad on lõppenud, kuidas neid kogukondi taas luua, kui me investeeri MHPSS-i? Teil on ju terve põlvkond lapsi, kes ei käi enam koolis regulaarselt, kellel on häiritud elurutiin. Kuidas me siis taas loome neid kogukondi? Mõnikord me arutame ka rahastavate asutustega, et kas vaimne tervis on tõesti elupäästev. Jah, kindlasti on aspekte, mis on elupäästvad. Näiteks me tegeleme suitsiidiennetusega, mis kaitseb inimese, et nad endale liiga ei teeks stressi tõttu. Paljud teist ju teavad, et suitsiidi läbi sureb rohkem inimesi kui relvastatud konfliktide tagajärjel. See on statistiline fakt. Inimesed tapavad ennast palju tihemini, kui sõda tapab inimesi. Uimastite kasutamine. Osad inimesed leiavad endale mõne spirituaalse või sotsiaalse lähenemise või meditatsioonid ja osad inimesed kasutavad negatiivset toimetulekumehhanismi, näiteks alkoholi, opiaate, ravimeid. Ja see on üks tegureid, mis võib samuti inimesi tappa, kui inimestel on veel üks teistsugune viis toimetulekuks. Siis me päästaksime seeläbi palju elusid. Nii et on fakt, et MHPSS ja sekkumine suitsiidi ja uimasti kasutamisele päästab elusid. Ukraina on selleks konkreetne näide, aga Euroopa regioonis on neid veelgi, sest kui me vaatame statistikat, siis üks peamisi surmapõhjuseid on alkohol, maksatsirroos ja teised tegurid samuti. Ja see on üks negatiivseid toimetulekumehhanisme. Aga inimesed vajavad palju enamat kui vett, toitu, ravimeid, et nad tuleksid hädaabiolukordades toime, et nad teeksid ratsionaalseid otsuseid ja tuleksid toime ja elaksid. Inimesed ei pea mitte ainult ellu jääma, vaid arenema ja vaimne tervis annab meile selle ligipääse ja seetõttu MHPSS on veel enam kui elupäästev. See muudab elu väärt elamiseks, kui teil on toimetulekumehhanismid ja teil on midagi, mida oodata. Näiteks sotsiaalne ühendatavus ja heaolu. Kas ma võin paluda, küsida teilt, kas te olete seda püramiidi varem näinud? Need, kes varasemalt on olnud meie koolitusel, nemad on, aga
Aga teeme väikse kokkuleppe. Kui te mäletate kas või ühte asja sellest arutelust täna hommikul, sellest ettekandest, siis ma tahan, et teile jääks meelde 22.1.1.5 statistika. Ma tahan, et teile meelde jääks meelde MHPSS määratlus, et te teaks, mis see on. Ja ma loodan, et teile jääks meelde ka see püramiid. See on väga oluline. See on vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe sekkumiste püramiid. Me oleme klassifitseerinud sektorite asutuste tööd selle püramiidi põhiselt. Püramiidi alus on kõik see, mida me vajame. Kui meie sinuga läheksime, elaksime humanitaarabi olukorras, siis kõik meist, ükskõik, mis meie stressitasa on, meile peaks olema tagatud kõige alumine osa, mis on siis MHPs integreeritus põhivajadustesse. Näiteks, kui mul on lapsed, ma pean olema koos oma pere ja lastega samas telgis või samas varjupaigas. Naised ja tüdrukud, kui nad on laagris, siis need tualettruumid peaksid olema hästi valgustatud. Kui need on pimedas asukohas, siis nad tõstavad sellega soopõhist vägivalda. See, kuidas me toitu jagame, kui me jagame vett, me veendume, et me edendame ka MHPSS-i viisil, mis austab seda kogukonda ja kultuuri. Kui me jagame toitu, mida inimesed tõepoolest ka süüa saavad oma kultuuripõhiselt. Me ei lähe kogukonda Aasias, kes ei söö veiseliha ja jagame veiseliha võileibu, mida ma olen ka ise näinud ja siis mõtleme, et miks inimesed ei taha meie toitu süüa, me ju anname neile liha, aga nad ei taha seda süüa, sest nende usk seda ei luba. Teine kiht, kogukonna ja pere tugi. Sotsiaalne tugi oleks näiteks külastada mõnda usuasutust, kas siis pühapäeval, reedel. Ja nende sotsiaalne tugi on minna kuhugi usuasutusse kindlal päeval, aga kui tuleb maavärin ja see inimene ei saa kirikusse või usuasutusse minna, siis üks lahendus oleks leida palveala, et tõsta seda sotsiaalset ühendatust nendele inimestele. Seda võib rakendada ka läbi spordiklubide, et inimesed tunneksid üksteisega kooskõla. Kõik see, mis oli inimeste elus olemas enne katastroofi. Kolmandaks, mittespetsialiseeritud tugi. See ei ole ravi, vaid fokusseeritud psühhosotsiaalne tugi ilma spetsiaalse ravita, näiteks nõustamine. Üks meist kolib kuhugi teise riiki, varem oli tal töökoht, nüüd ta on töötu või peab alustama uues töökohas, näiteks õpetaja, kes peab nüüd olema kogukonna vabatahtlik ja nad ei kannata mitte sellepärast, et neil on depressioon või PTSD, vaid neil on rolli üleminek. Neil on vaja kedagi, kes aitaks neil toime tulla, keegi, kes aitaks neid probleemide lahendamisel. Millised prioriteedid sättida, võib-olla ma pean uue keele ära õppima, leidma endale eluaseme, õppima uusi oskusi, sest uues kohas ma ei saa õpetajana töötada. Fokusseeritud psühhosotsiaalne tugi nii individuaalsel kui rühma tasandil on siis kolmandagi sekkumine. Neljas on kõige kallim, seda peavad tegema spetsialistid, need võivad olla arstid, kes on spetsialiseerunud traumale, teenuste integratsioon, kellel on olemasolevad või uued vaimse tervise häired. Te töötate asutustega humanitaar- või hädaabi olukordades ja need asutused ise määratlevad ennast selle püramiidi põhiselt. See koordinatsioon on väga oluline, sellepärast et need asutused on erinevatel püramiididel. Ei ole võimalik, et üks ministeerium või asutus ütleb, et meie katame ära kogu püramiidi. See võlu ja väljakutse peitub selles, et te peate koordineerima teenuseid läbi kõigi 4 püramiidi osa. Kui te olete püramiidi tipus, teie vajadused
on samuti seal. Näiteks kui olete inimesi, kellel on süvadepressioon, kes peab minema kliinikusse, et saada ravimeid ja psühhoteraapiat, aga teil on vaja ka püramiidi teisi 3 osa. Kui te lähete varjupaika, et ka seal oleks arvestatud teie vaimse tervise ja psühhosotsiaalse tööga, teil on vaja ka sotsiaalset tuge kihistaks ja teil on vaja psühhosotsiaalset tuge lahendamaks probleeme, kus elada, kus tööd teha ja kust haridust saada. Nii et üleilmselt seesama toimubki. Ma olen 20 aastat seda tööd teinud ja nii palju on humanitaarkriise olnud, aga mida ma näinud olen, tavaliselt 1. ja 4. kiht on puudu. Ja enamik agentuure keskenduvad 2. ja 3. tasemele. Nii et kui mind saadetakse laagrisse Kreekas homme, või Kongo demokraatlikus vabariigis, siis enne kui ma juba lähen, siis ma juba tean, et puudujäägid on 1. ja 4. kihis. Ja tavaliselt need ei ole vaimse tervise toe pakkujad, kes neid baasteenuseid pakuvad, näiteks toitu jagavad laagris. Me ei pea seda tegema, aga me suuname esmareageerijaid ja meie olemasolevates suunistes nagu miinimumteenuste pakett, selle suunise tugevus on see, et seal on erisektsioon, mis puudutab näiteks vee jagamist, sanitaartingimusi, mida tuleb teha laagris tegevuste koordineerimiseks, nii et see ei ole geneeriline, see ei ole üldistatud sõnum kõigile, vaid meie suunistes on valdkondlikud konkreetsed suunised, mida saab kasutada, et anda juhiseid inimestele, kes neid baasteenuseid pakuvad, selleks, et pidada lugu siis vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe aspekte ja see toetab inimeste heaolu, nii et me ei kaitsa inimesi ainult, ma ei tea, haiguste eest. Me tahame, et inimesed sellel keerulisel perioodil kannataksid vähem, sest see on inimlik. Ma loodan, et ma enam-vähem vastasin. Päeva jooksul me jagame teiega erinevaid allikaid, kust infot otsida just ka nende konkreetsete aspektide kohta, mida teie just mainisite. Kui resolutsioon heaks kiideti, valitsused kiitsid selle heaks, siis Maailma Terviseassamblee koosneb liikmesriikidest, ministritest, valitsuse esindajatest ja 194 riiki kiitsid selle heaks, sealhulgas ka miinimumteenuste paketi. On aktiveeritud klastersüsteem, millega paljud teist tuttavad on, aga on piirkondi ja valdkondi, kus valitsusel on ülioluline roll, näiteks migrantide puhul. Ja Eestis on just erinevad ministeeriumid ja organisatsioonid need, kes sellega tegelevad. Ukrainas on veidi teistmoodi ja just erinevad valitsuse esindajad on sellised fookusisikud. Nii et seda mudelit on muidugi vaja vastavalt riigile ja selle õigusruumile kohandada, aga paljudes riikides see mudel ei põhine klastersüsteemil, kus klastrit ei aktiveerita, vaid valitsus aktiveerib selle. Nii et täna me räägime põhjalikult Ukrainast ja siis saate ka põhjalikuma vastuse oma küsimusele. See ei ole ainult MHPSS elanikkonna vaates, vaid need, kes teenuseid pakuvad. Väga keeruline on teenus pakkuda tõhusalt, kui nende enda MHPSS on hooletusetud. Teenust tuleb hästi pakkuda, aga lisaks nemad on ka ühed kõige haavatavamad. Koroona õpetas meile, et just eesliini tervishoiutöötajad ja ka Ukraina sõja põhjal me teame, et tervishoiutöötajad on need, keda kõige rohkem see tabab. Ja teame seda ka kriiside põhjal teistes maailma piirkondades. Kuidas hoolitseda nende ees, kes kannavad hoolt ülejäänud elanikkonna eest?
Maailma Terviseorganisatsioon on selleks koostanud ka suunised. Ja nende suuniste üheks tugevuseks on see, et see ei ole pühendatud ainult nendele asjadele, mida me tavaliselt ütleme oma töötajatele, et tuleb teha, vaid see on suunatud juhtidele nagu teie, mida teie peate tegema, et luua töökeskkond, mis edendab MHPSS-i. Nii et mis on WHO soovitused siis esmareageerijatele ja ka kõikidele teistele tasanditele ja mida juhid saavad teha selleks, et luua töö juures selline keskkond, et toetada vaimset tervist ja psühhosotsiaalset tuge pakkuda. Nii et ma väga soovitan teil seda raamistikku vaadata. Kristiina, Katrin, teie olite visionäärid 2023, kuid kolleegidega ministeeriumis ja WHO Eesti esinduses palusite WHO-l siin Eestis korraldada koolitust. Te olite tol hetkel maailmas teine riik, kes võõrustas meie algatust. 2019, paar aastat enne seda, kui Eesti selle programmi raames meid võõrustas, 28% maailma riikidest, 48% liikmesriikidest integreerisid MHPSi valmisolekusse. See kontseptsioon on suhteliselt uus, siiski 28% ütles kõneleja. See on ikka väga madal piirmäär, sest ÜRO riski vähendamise agentuur ütleb meile, et iga dollar, mille investeerime valmisolekusse, tähendab hädaolukorrale reageerimis 10 kokkuhoitud dollarit ja sama kehtib ka vaimsele tervisele. Miks on vaja oodata ära kriis selleks, et hakata üles ehitama psühholoogilise esmaabisüsteemi? Miks on vaja hädaolukorda selleks, et psühholoogilise sekkumise suutlikkust tõsta? Miks mitte ennetada, teha neid asju varem, et me oleksime paremini koordineeritud? Käesoleva kursuse aset leidmine ja kursus, mis eile oli kommunikatsioonispetsialistidele ja Build Better Before algatus, mis toimus Eestis, on tänu kolleegide suurepärasele visioonile, kes Eestis seda valdkonda korraldavad. 28% peale mitmeid algatusi, seal asemel Build Better Before algatus, mida Eesti ka täistimulatsiooniga võõrustas, oleme jõudnud 48%-ni. Nii et on väga palju erinevaid algatusi ja tegevusi, nagu käesolev siin, mis Türgis, Saksamaal, Ukrainas aset leiavad. Nii et me oleme näinud 20%-list kasvu. 2030 me tahame jõuda 80%-ni maailmast, et oleks olemas MHPSS-süsteem valmisoleku osas, et oleks rahaline ressurss olemas, inimressurss olemas, et seda on testitud ja hinnatud. Humanitaartöös viimase 10 aasta jooksul on palju ära tehtud, aga kõikjal muidugi MHPSS-i ei rakenda. Aga 71% pole ikkagi halb. See puudutab koordineerimissüsteemi praegu, see näitaja. 82% on vist integreerituse tase. On maailmas 60 hädaolukorda, mis puudutab ka pagulasi, mille puhul on integreeritud MHPSS. Kes peaks juhtima seda MHPSS-i? See on kõigi ülesanne. Tervishoid, sotsiaalküsimused, haridus, kuidas korraldada pagulaslaagreid või varjupaiku, kõigil on oma roll meie suunistes. Ja tulles teie küsimuse tagasi, Vladimir, siis see kehtib kõikidele valitsuse valdkondadele. Te saate need slaidid, aga kui tahate need allikad läbi vaadata, siis siin on QR-kood, kus te leiate kõik suunised Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt ja samuti ka ÜRO agentuuride vaheliselt alaliselt komiteelt IASC-lt. Siin on kõik allikad, millest paljud on juba eestikeelselt kättesaadavad.
Ja selle töövaldkonna tugevuseks on ka see, et meil on olemas tööriistad ja suunised kõige jaoks. Tahate teada, mida teha seoses koordineerimisega? Meil on selle kohta käsiraamat. Tahate teada, kuidas hinnata ja mõõta ja kollektiivselt mõju vaimsele tervisele valitsuse erinevates valdkondades mõõta? Meil on olemas suunised. Mida teha haridusministeeriumis? Selle kohta on suunised olemas. Mida teha olukorra analüüsi osas? Suunised olemas. Nii et siin on selline terviklahendus, aga ei ole mõtet sõna-sõnalt rakendada ja üle tuua need suunised Eestisse ega mujale. Kõigepealt tuleb alustada koordineerimisest, et kohandada need olemasolevad suunised vastavalt siinsele kontekstile. On suunised, on miinimumteenuste pakett, ka selle platvormilt leiate väga konkreetsed miinimumtegevused, mis tuleb ellu viia konkreetses valdkonnas, kui te vastutate näiteks toidu jagamise eest. Kas me saame midagi teha selleks, et kaitsta inimeste vaimset heaolu? Ukraina tegi seda ja Katerina ja Oksana täna räägivad sellest pikemalt. Nad tõid koordineerimise siis esileedi koordineerimise alla ja peaministri kantselei alla. Juba sõja alguses Ukraina koostas sellise operatiivteekaardi, et kuidas arendusest jõuda juba tegevuseni. Ja kui me reageerime kriisidele, siis mida me teeme? Kuidas see kõik on integreeritud kokku ja see on valitsusülene. Toob kokku nii vabaühendused kui ka rahvusvahelised organisatsioonid ja ma räägin endiselt siin veel sellest suunisest. MHPSS suunised on ka väga spetsialiseerunud valdkondadele mõeldud. Me oleme tuumaenergia agentuuriga paar aastat koostööd teinud, et koostada tuumakriisi jaoks suunised ja kiirgusteadlastelt saime väga palju teada. Peale Tšernobõlit ja Fukushimat on nende uuringud näidanud, et vaimse tervise mõju peale kiirgussündmusi on suurem ja pikemaajalisem ja intensiivsem kui tegelik kiirguse mõju. Me oleme kõik näinud koledaid pilte Tšernobõli kiirgusest ja osad teist on vaadanud ka dokumentaalfilme. Kujutage ette kõik, mis te olete näinud, siis uuringud näitavad, et vaimse tervise mõjud on veel palju laiemapõhjalised ja me rääkisime keemilise õnnetuse kriisist eile teie kolleegidega. WHO-l on selle jaoks suunised, mida teha, kui on keemiliste ainetega seotud erakorraline sündmus. Ja sellised asjad võivad juhtuda. Viimase aasta jooksul on korduvalt liikmesriigid palunud tuumaenergia agentuuriga koostatud dokumendiga töötada. Kuidas potentsiaalseks CBRN sündmuseks ette valmistada ja vaimse tervise eksperdid on koostanud koos kiirgusspetsialistiga suunised, kuidas peatada kuulujuttude levimine näiteks seoses tuumasündmustega. Kui selline asi juhtub, kuidas valmis olla? Me töötasime välja selle dokumendi ja loodetavasti seda ei ole kunagi vaja rakendada, aga kuidas siis kiirgustuumasündmusteks vaimse tervise seisukohast ette valmistuda? Me tahame täita teie ootused, nii et kui teil on mõtteid, et ma tahaksin seda teada vaimse tervise kohta, siis andke meile märku. Ja see aitab muidugi meil ka tuleviku koolitusi korraldada. Nii, miinimumteenuspakett. Kui te töötate näiteks humanitaarorganisatsioonis, mis on kullastandard tänases maailmas MHPS-is, selleks on miinimumteenuspakett, mis puudutab siis MHPSS-i. Miks me nimetame seda miinimumteenuspaketiks? Reproduktiivtervise miinimumteenuspaketi inspireeris meid. Kui te töötate humanitaarvaldkonnas ja
kolleegidega olete koostööd teinud, siis neil on suurepärane agentuuride vaheline pakett, mis töötati välja 15 aastat tagasi. See on väga konkreetne, väga arusaadav, läks aega, mil see rakendati, aga siin on kirjas, kui palju on vaja investeerida selleks, et jõuda nii paljude naiste ja tüdrukuteni, selleks, et need sekkumised seoses reproduktiivtervisega ellu viia. Kas me saame midagi sarnast teha ka vaimse tervise vallas? Et meil oleks samm-sammuline tegevuste loetelu, mida tuleb igas valdkonnas teha, kui palju see maksab, mis hetkeks see tuleb ära teha ja mis tulemust peaks saavutama. Kui ma investeerin vaimse tervisesse $10,000, kui paljude inimesteni ma jõuan? See on miinimumteenuspakett. See muudab MHPSS-i prognoositavamaks, etapilisemaks ja kulutõhusamaks, mõõdetavaks, tõenditepõhisemaks. Ja seda saab kasutada mitte ainult üks ministeerium, vaid see on koordineerimispõhine valdkondade ülene. Siin on näiteks näha kõik need erinevad valdkonnad sümbolitena slaidil. Kommentaar ka selle kohta. Ma tahtsin anda märku, et seoses MHPSS miinimumteenuspaketiga, siis ministeeriumi töökavas on see sees. Meil on ka selline materjalide toortõlge olemas, aga käesoleval aastal me loome digitaalse süsteemi, et see oleks ligipääsetav ka kõikidele sidusrühmadele. Nii et me töötame selle kallal praegu. Maja, kas see on meie platvormil ka olemas? Ei, meil on alles toortõlge praegu. Aga meil on teie luba olemas. Luba on olemas. Ma olen näinud. Nii et loodetavasti on meil juba see link olemas, nii et ministeeriumi loal saame selle lingi lisada meie platvormile. No jah, aga aasta lõpus, mitte veel. Suurepärased uudised, Katrin. Seda kasutatakse üsna laialdaselt juba ja see on meie kullastandard MHPSS-i integreerimiseks humanitaarsündmustele reageerimise tegevuses. Sellised näevad need tegevused välja. Mul on hea meel, et nüüd on ka eestikeelne versioon sellest olemas. Ma räägin osadest tegevustest kiirelt ja palun ka kolleegidel öelda, kui palju meil selle ettekande jaoks veel aega on. 45 minutit. Siis Katriina, kuna meil on aega, siis teeme ka sinu ettekande. Iga tegevus minimaalses teenuspaketis on üles ehitatud nii, et on sissejuhatus, siis on kontrollnimistu. Nii et kui ma ütlen teile, et te peate suutma orienteeruma näiteks eesliini humanitaartöötajate töös, siis see miinimumteenuspakett ei anna teile üldist vaadet, vaid ütleb teile lausa samm-sammult, millega tuleb tegeleda. Minimaalne teenuspakett toob välja ressursid platvormil, mida ajakohastatakse regulaarselt, nii et teil on olemas ka töövahendid. Kui te näiteks peate saama infot toidu jagamise kohta, siis näitab teile ette, millised ettekanded ja teemapaketid on saadaval. Näiteks tegevused näljade vastu, kus on samuti MHPSS teemad integreeritud. Tihti unustatud aspektid me lisasime need oma minimaalsesse teenuspaketti. Igas riigis, mida ma külastan, on ühised jooned, mis on nende nii-öelda pimekohad. Näiteks vanemad täiskasvanud. Kõik räägivad ju haavatavatest inimestest, lapsed näiteks. Soopõhise vägivalla üle elanud, väga olulised, aga vanemad täiskasvanud, neid ei peeta justkui kusagil meeles, et kuidas me võime ka nemad ära mahutada MHPSS lähenemisse ja sekkumistesse.
kuidas ega meie inimesed, kellel on füüsilised, kognitiivsed või vaimsed puuded, need, kes on üle elanud suvise vägivallaga, seksuaalse vägivalla, kelle hulgas on poisid ja mehed, mis on väga selline unarusse jäetud grupp. Ja vaimse tervise aspekt, väga noored tüdrukud, kui nad on kannatanud sõdade ajal seksuaalse vägivallaga all. Kui te vaatate siia, siis väga palju see, millest ma räägin, on nii-öelda selle unustatud elanikkonnarühma osas. Ja nad on siia lisatud, et nad oleksid vähem unustatud. Nii et paljudele pakub see suurt huvi. Jah, me integreerime MHPSS-i, aga samal ajal on meil näiteks kliinikud rinnaga imetavavatele emadele punktid, kus me saaksime tõsise alatoitumise all kannatanud imikuid turgutada. Ja ka sinna on MHPS integreeritud. Ma julgustan teid, kui te vaatate neid tegevusi, ka selle eestikeelset versiooni, võtke see samm-sammult läbi ja võtke need ressursid läbi ja seal on ka peamised suunitlused, mida tasub alati lugeda. Meie kolleeg tahab teha omapoolse ettepaneku ja see minimaalne teenuse pakett aitab teil seda koostada. Ma ütlen, ma tahan teha töötuba, mul on vaja nii palju inimesi, ma pean saama nii palju ravimeid, mul on vaja kõiki kulusid ja minimaalne teenuspakett ütleb teile, kui palju see kõik maksma läheb. Samuti on sellel ka tüümiku analüüsiks või lünkade analüüsiks vahend ja see toob välja kõik lüngad praeguses süsteemis. Kui te ei ole MSP-d kasutanud, siis ma soovitan selle eestikeelset versiooni kasutada. Katrin, kas oskad öelda, kuidas selle ligi pääseda ja kas on midagi, mida kolleegid saaksid kohe kätte? Me räägime sellest homme. See oleks väga hea. Nii et kui see on nüüd lähiajal valmis, see oleks hea see saata ka kolleegidele ja oleks väga hea saata see ligipääs neile ka rahvusvahelisele versioonile seni, kuni eestikeelne on valmimas. Minu kogemuse põhjal, kui meil on kohalik versioon, siis see töövahend muutub väga populaarseks. See on ka meile imeline, seal on inimesed Gazast, Kongost, Sudaanist, Ukrainast ja nad tahavad investeerida ettevalmistusse. Meil olid kõige vaimse tervise koordinaatorid Gazast, Gazast, Arkivist, seal, kus toimub aktiivne sõda iga päev. Ja nad tahavad olla ette valmistanud, aga isegi selle puhul nad tahavad laiendada seda operatiivseks valmisolekuks, mis tähendab, et nad on valmistunud ka edasiseks eskalatsiooniks. Ja see oli meie jaoks silmi haraldav. Ma mäletan meie Süüria kolleege, seal olid Süüria eksperdid, kes pärast riigipööret said juhtideks, nad tahtsid õppida, see oli neile kasulikku, sellepärast et peale 10 aastat sõda ja kõige suuremad maaväringud, nii et need, kes olid selles koolitusel käinud, siis paar kuud hiljem, nad said sealt kasu ja kui meil oli Mõkolaevi kolleegid seal ja oli juhtunud Tammi katastroof ainult mõned nädalad hiljem, sama Gazast, kui olukord eskaleerus ja sa mõtled, et miks ettevalmistus Gazale, aga olukord eskaleerus, nii et me ei tegele ainult ettevalmistusega, vaid valmisolekuga, kui peaksid toimuma edasised õnnetusjuhtumid või olukord eskaleeruma, sest et see puudutab ka kliimakatastroofe. Suur tänu, Eli, tagasiside eest. Ma tahan natuke süvitsi uurida MHPSS tegevusi, osad nendest tegevusest. Siin oleme lisanud ka
QR-koodid, et te saaksite kõik materjalid kätte. Ja selle kursuse nimi on ju Coordicare, nii et me koordineerime oma tegevusi ja kui me ei tea, kes mida, kus ja millal teeb, siis ju koordinatsiooni ei ole. Nii et koordinatsioonigrupi esimesel kohtumisel peaksime alati teadma, kes mida ja millal teeb. See on selline alustala. Meie jaoks on see, kes need põhitalad, et kes mida teeb, millal. Kui mul on projekt, näiteks spetsiifilise ministeeriumiga, ma tean, et mis ajani ja kes seda teeb. Nagu ka teistes valdkonnas, kui te olete klastrisüsteemiga tuttav, siis terviseklastril on oma juhend, soopõhise vägivalla puhul, hariduse puhul on juhend ja MHPSS-il on juhend sektori vaheliseks koordinatsiooniks. See on väga hea juhend, mis annab meile selle, et kui keegi ei reageeri nendele alustaladele, mida me siis teeme? Kui te kogute andmeid ega ei kasuta neid, siis mida teha? Kui teil on kitsaskohad, kes, miks, mida peaks tegema, kuidas tegutseda, siis ta viib teid samm-sammult läbi sellest juhendist, kuidas koordineerida ja mis on need väljakutsed. See valdkond omab eeliseid ja ebaeeliseid. See on sektoriüleline. Hea humanitaarabisüsteemis on keegi on tervishoiusektoris ja integreerib MHPSi ja samamoodi on näiteks seal haridusministeeriumi esindaja, kes tegeleb integreerimisega, toitumisnõustajad, kes tegelevad siis lastega käitumisteraapia tasemel heas humanitaarabisüsteemis. Ligi pooled lastekaitsetegevused on seotud MHPSS-iga. Aga kes peaks seda juhtima? Kellel on õigus? Kõigil neil on ju õigus ja kõik nad samuti ka eksivad. See valdkond peab olema juhitud sektoriülesetelt ja seetõttu me ei eralda vaimset tervist psühhosotsiaalsest toast. 25 aastat tagasi te leidsite, et need kaks asja on omavahel eraldatud ja te käisite kuskil riigis, kus oli WHO vaimse tervise rühmad ja psühhosotsiaalne tugi eraldi, aga me enam nii asjadele ei lähene. See on üks asi, ka ilma klastriteta. Üks MHPSS tugi, mida veevad siis terviseasutused. Ma tean, et Eesti on ainulaadne, sellepärast et Sotsiaalministeerium koordineerib nii kaitse kui tervise rolli. Ja suur tänu, Katrin, selle suurepärase töös selles valdkonnas, et sa kutsud erinevate sektori esindajad, sest seda ütlevad ka rahvusvahelised juhised. Ma tahan, et te teaksite, et me ei ole kutsu seda tervishoiusektoriks, vaid see on koordinaatorite juhend. Ja siin ei olnud see MHPSi koordinaatorite juhend, see oli MHPSi koordinatsiooni juhend, sellepärast et kõigil on siin oma roll mängida, kõik on juhid oma valdkonnas. Üks agentuur oli Liibüa, kes viis läbi hindamise, kus nad ütlesid, et 97% inimestest on traumeeritud. See on ju suur arv ja traumeeritus on väga sildistav termin. Ja küsimus oli inimestele, kes olid eraldatud oma kodudest, nende kodud pommitati ära, nad elasid telklaagris ja nad küsisid, kuidas sa magada said eile? Ja ta ütlesid, ma ei maga. Kas sa oled mures tuleviku pärast? Ma magasin telgis, mu maja hävitati ära. Kas sa tunned end abituna? Jah, ma jäin kodust ilma. Kas teil on õudusunenäguseid? Jah, igal ööl. Ja siis nad tulevad tagasi, ütlevad 97% elanikkonnast on traumeeritud. Ma ütlesin kolleegidele, et mind huvitab see 3%, kes ei ole traumeeritud, kellel ei ole mitte mingit reaktsiooni peale hindamist.
sellepärast et need on ju tavapärased reaktsioonid tavapärastelt inimestelt ebanormaalsetele olukordadele. Me ei soovi seda epidemioloogilisi küsitlusi koheselt läbi viia ilma, et oleks spetsiifiline kontekst, sest et muidu te ju jätate välja inimesed, tavapärased inimesed, kes vajavad tuge, aga mitte ilmtingimata ravi. On hindamistöövahendite pakett, mida saate kahetada, kas tegu on siis pagulastega või valmisolekuga, siis see on osa miinimumteenuspaketist. Kui te integreerite vaimset tervist, tervishoidu, siis kuidas te saate mõõta, millel on mõju? Kui teil on näiteks koolides vaimse tervise edendusprogrammid, siis mida täpselt koolidel vaja on? Kui mitu organisatsiooni töötavad ühes koolis, siis siin on tubli, te lihtsalt kopeerite ja siin on mitmekordselt tegevused, see on ressursside raiskamine. On vaja kasutada erinevaid reaktsioone. Me epidemioloogilisi uuringuid ukselt uksele uuringuid ei soovita, kui see ei ole just korralikult valideeritud ja ressursid on olemas, aga me soovitame kasutada valdkondade ülest tööriistade valdkonda selleks, et analüüsida oma valdkonnas tegevuse mõju. Ja jätkame miinimumteenuspaketiga, näiteks Equip on üks nendest tööriistadest, seotud pädevustega, see on platvorm Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt ja UNICEF-ilt, mis räägib meile psühholoogilistest pädevustest. Siin on väga palju allikaid ja ressursse ja oleks väga üllatav, kui teie oma valdkonnas ei leia siit mingeid materjale, mida kasutada. Psühholoogilisest esmaabist olete kuulnud. See on praktiline, inimlik tugi, mida me pakume teistele inimestele koheselt peale hädaolukorda. See ei ole ravi, see ei ole nõustamine, see ei ole teraapia. Mõnikord räägitakse psühholoogilise esmaabi sessioonist. Ei, see on praktiline. Ma näen Heli ja Heli eile seal, kus ta elas üle talvise tormi. Mul on väga kahju, Heli, ma loodan, et sa tunned end paremini ja tuled toime. Kas ma saan midagi teha, et sa tunneksid ennast paremini? Kui ma olen humanitaaragentuur, siis ma saan linnukese kastikesse teha. Et tehtud. See on lihtsalt selline inimlik oskus, et me toetame kedagi. See on selline sekkumine, nagu sul on sõber või naaber raskel hetkel, kes toeks on. Siin ei ole isegi teaduspõhisust vaja. Muidu me peame ikkagi näiteks teadusega tõestama, et vesi on inimestele kasulik ja mängimine on lastele hea. Kui kellegi on vaja praktilist tuge ja empaatiat raskel ajahetkel, siis see oskus on midagi, mida peavad kõik rakendama. PFA ei ole enam kolmanda taseme sekkumine või üldse sekkumine. See on lihtsalt selline hädavajalik oskus, mis kõigil peab olema eesliini töötajatel, psühholoogidel, psühhiaatritel, vabatahtlikel, kiirabitöötajatel, vastuvõtulaua töötajatel, füsioterapeutidel, juuksuritel. Kõikidel on vaja psühholoogilise esmaabi oskusi ja loomulikult omavalitsuse esindajatel ka. Ja loomulikult. Aga psühholoogilist esmaabi meie ringkondades enam ei peta sekkumiseks. See on lihtsalt hädavajalik oskus kõikides WHO suunistes. Ja minu kolleeg Eder uuendab Ebola suuniseid ja psühholoogiline esmaabi on seal üks hädavajalikest oskustest, mitte sekkumine. 3.3. Eile kursus keskendus sõnumite levitamisele ja tööriistadele, et kuidas olulisi sõnumeid edastada avalikus sektoris. Ja siin on üks põhiressurss. See oli see Maailma Tervishoiuorganisatsiooni lastele mõeldud raamatu
materjal. Ma tean, et Eestil on siin juba välja töötatud mitmed materjale, aga kindlasti, kui te tahate rohkem teada oma üksuses, et kuidas toimetuleku sõnumeid edastada, siis vaadake 3.3 ja rääkige kolleegidega, kes eile koolitusel osalesid ja põhjalikult käsitlesime 3.3. Ja My Hero is You, sina oled minu kangelane, meil on ka uuem versioon sellest, aga Heather ja Maia on ka siis versioone välja töötanud koroona jaoks ja teiste haiguste tarbeks ja see koroona oma on eestikeelsena ka olemas. Ja see on üks tõlgituim raamatuid maailma ajaloos, see on olemas 159 keeles, sealhulgas ka eesti keeles. Ja siin on vaimse tervise seisundi all kannatavate inimeste lähenemine, see hõlmab sekkumisi ja ImageCapist äkki olete kuulnud, ImageCap kohta on ka Eestis koolitusi läbi viidud. Ma mäletan, et Kristiina ImageCapi koolitus viidi läbi Eestis vist 3 aastat tagasi, seda tegid meie WHO Euroopa kolleegid. ImageCap on WHO programm selleks eskaleerida vaimse, neuroloogilise ja uimasti tarvitamise teenuse pakkumist, mitte tervishoiuspetsialistidele. Üheski riigis ei ole piisavalt spetsialiseerunud vaimse tervise spetsialiste ja ükski riik ei saa kõiki ka koolitada. On riike, kus on piisavalt kardiolooge, aga ikkagi on vaja tõsta esmatervishoiutöötajate suutlikkusi ja vaja on spetsialiste kõikides valdkondades, ka vaimses tervises on vaja psühhiaatreid, aga on vaja ka õdesid ja teisi tervishoiutöötajaid, kes teavad, mida peale hakata selliste peamiste vaimse tervise seisunditega. Ja WHO korraldabki selle kohta koolitusi ja Eestis siis kogukonna tasandil kasutatigi seda võimalust, et tehti ImageCap koolitus. Ukraina SKA on esmatervishoiu tasandil ImageCapi programmi rakendatud. See on mõeldud siis vaimse tervise teenuste edendamiseks ja siin kliiniline algoritm ka eraldi arstidele esmatervishoius. Ja on ka humanitaarsuunised, mille WHO välja töötas koostöös UNHCR-iga. Ja samas paketis on ka psühholoogilised sekkumised. Nii et ImageCapi saab kasutada siis, kui ei ole psühhiaatreid. Psühholoogilist sekkumist saab kasutada siis, kui ei ole piisavalt psühholooge. Ja peamiselt on vestlusteraapia ja seda saavad läbi viia tavainimesed. Ja saab kasutada näiteks vabatahtlikke, rakendades järelevalvet ja neid tööriistu, mis me oleme välja töötanud. Siin on siis ImageCap Humanitarian, siin on see Operations Manual käsiraamat ja see on suunis juhtidele. Nii et meil on eraldi siis suunised kogukonna liikmetele, arstidele ja juhtidele. Aga need, kes töötavad üldse hangete vallas, neil on ka vaja teatud teadmisi tervishoiu vallast ja selleks on ka WHO suunised. Miks ma sellest räägin? Sest te teaksite, mis allikad on võimalik. Eestil on muidugi oma hankesüsteem, aga hea on ikkagi teadlik olla, sest suur sündmuse, suur mahulise hädaolukorra puhul on oluline teadmised sääraste allikate kohta oleks olemas. On psühholoogiliste sekkumiste käsiraamat, millest on abi juhtidele ja MSP-s on ka nakkushaiguste sektsioon ja inimesed, kellelt on võetud vabadus. Vaatan kella ja 2 minuti pärast annan Katariinale sõna, kes toob näiteid Ukraina põhjal ja ma siis
natukene toon ka üleilmseid näiteid, aga alustalade loengu lõpetuseks tahan öelda, et ma rääkisin palju valmisolekust. Maailm pöörab üha rohkem tähelepanu valmisolekuga resolutsiooniga ja Eesti investeerib ka MHPS-i, et parandada suutlikkust. Ja me näeme siin arenguid 28-lt 48%-le rääkisin miinimumteenuspaketis, kuldstandardist, mida MHPS kriisiolukorras tähendab, miks on probleem 22,1% ja miks meil on vaja valdkondade vahelisust. Resolutsioon keskendub siis olukorrale enne kriisi, kriisi ajal ja peale kriisi. Ja see pärast osa on ka väga oluline, sest iga hädaolukord peaks olema võimalus investeerida pikaajaliselt vaimsesse tervisesse ja psühhosotsiaalsesse toesse ja selle süsteemi. See publikatsioon, mida näete slaidil, dokumenteerib 10 lugu erinevatest riikidest, kus hädaolukorrad on aset leidnud. Mida need riigid tegid, et hädaolukorra toel parandada MHPS teenuseid? See on väga inspireeriv. Kui te tahate lugeda seda raamatut osaliselt, siis lugege kokkuvõtet, sest seal on ära toodud ühised edutegurid nendes riikides, kus toimunud hädaolukorda nähti võimalusena selleks, et oma süsteemi parendada. Tõeliselt inspireeriv ja WHO üritas siis tuua esile, mis on need ühised edutegurid. See on võimalus, sellepärast et hädaolukorras tuleb tähelepanu pöörata vaimsele tervisele. Seda ei tehta piisavalt. Minu kogemuse kohaselt ilma hädaolukorrata vaimsele tervisele tähelepanu ei pöörataks. Ja annan sõna Katerinile. Suur tänu. Me valmistasime ette ka natuke fotosid, mis illustreerivad seda, mis Ukrainas aset leiab ja võimaldab teil ka visualiseerida arenguid, mis toimuvad. Üks hetk, loodetavasti saame siis selle esitluse kohe peale panna. Esimene oluline asi Ukraina jaoks on ka teie puhul asjakohane, nimelt asjaolu, et selleks, et katta kõik vajadused, nagu Fahmi ütles, siis me ei saa ühe ministeeriumiga või valdkonnaga katta kõiki vajadusi ainult arstidega, ainult psühhiaatritega. Nii et meil on vaja teha koostööd ja selleks on vaja ka poliitikadialoogi. Algselt, kui All Ukrainian Mental Health programm loodi, siis üks esimesi samme, mis astuti, puudutas ministeeriumite vahelise koordineerimisnõukogu loomist, mis on peaministri alluvuses ja haldusalas ja siin te näete pildil esileedid, peaministrit, presidendi kantselei asejuhti ja kõikide ministeeriumite esindajaid ühe laua taga ja nad arutavad siin vaimse tervise küsimusi. Nad kohtuvad regulaarselt ja igal ministeeriumil on oma prioriteetne projekt, mis peab siis teatud vajaduse või puudujäägi struktuuris lahendama. Näiteks Siseministeerium toetab esmareageerijaid ja politseiametnikke, Sotsiaalministeerium keskendub kogukonna toele ja nii edasi. Nii et see hõlmab ka energeetikaministeeriumi ja tööhõiveasutusi, nii et kõigil on omad vaimse tervise projektid ja prioriteedid.
Lisaks sellele, Ukraina on kaasanud ka mitmeid vabaühendusi ja erinevaid sidusrühmi ja meil on ka tehniline töörühm, mis töötab klastersüsteemi alusel. See tehniline töörühm loodi siis, kui lahvatas 10 aastat tagasi konflikt idas ja me oleme ja siis me kaasasime väikse arvu organisatsioone, aga nüüd see on maailmas üks suuremaid. Meil on 3000 platvormi liiget ja see on mõeldud dialoogi ehitamiseks erinevate sidusrühmade vahel ja et kõik oleksid samas inforuumis ja töötaksid samade eesmärkide nimel. Ukraina on väga palju erinevaid agentuure ja organisatsioone, kes tahavad tuge pakkuda ja abistada, aga selleks on vaja koostööd ja meil on vaja tagada, et kõik ressursid, mis investeeritakse Ukrainasse, oleksid suunatud nendele eesmärkidele, mis valitsus on määratlenud ja et oleksid suunatud kestlikule tulevikule. Meil ei ole lõpmatult ressursse, kellelgi ei ole lõpmatult ressursse. Nii et isegi kriisiolukorras, kui on tohutult palju erinevaid organisatsioone ja osapooli, kes soovivad tuge pakkuda, siis on ikkagi vaja, et kõik oleksid samal lehel. Ja sellepärast me kaardistame teenuseid, mida te näete siin slaidil. See on väga terviklik, põhjalik ja hetkel ka teised riigid on esitanud soovi seda kopeerida omas kontekstis, sellepärast et siin on andmeid 180 organisatsioonil, siin on üle 20 erineva tegevuse, mis on kontekstualiseeritud ja töötatud välja koostöös erinevate sidusrühmadega, et hõlmata kõikide vajadusi. Nii et kui te kasutate seda kaarti, saate filtreerida asukohad, leiate organisatsioonide kontseptsioonid, leiate nende tööajad, leiate põhimõtteliselt kogu info, sealhulgas vanuserühmad, haavatavuse tegurid ja kõik muu. Ja säärased asjad on väga olulised selleks, et analüüsida puudujääke, vajadusi ja vaadata, mis valdkonnad on vaja veel hõlmata, sest näete ka siin, et meil on hõlmatuse osas puudujääke, aga need on siis ainult vabaühendused, kes siin ära toodud, valitsusvälised organisatsioonid. Et tuua see Eesti konteksti, kui me räägime sellest tehnilisest töörühmast, siis see on see, mida ma mainisin, et Eesti on loonud MHPSS Eesti koordineerimisrühma. Me alustasime ministeeriumite poolelt, aga kuna tegu on tehnilise rühmaga, siis loogiline on, et see on Sotsiaalkindlustusametis ja käesolevast aastast, eelmisest aastast tegelikult siis, eelmisest aastast SKA on rühma juhtimise üle võtnud ja ehitab seda üles hästi praktiliselt. See on suur töö, aga me liigume edasi samm-sammult, nagu Katariina mainis, siis kaardistus, esimese kaardistuse Eestis viisime läbi Ukraina pagulaste saabumise tõttu. Me oleme Eestis selle samuti läbi viinud seega ja 33 organisatsiooni osalesid esimesel kaardistamisel, nii et me saime ülevaate, kes on kus Eestis, teeb mida ja millal, aga me saame selle pinnalt tugimeetmeid veel üles ehitada selleks, et siis pakkuda pagulastele erinevatel tasanditel vajalikku abi, mitte ainult spetsialiseeritud abi, aga me räägime siis ka kogukonna tegevustest. Nii et jah, seda ma tahtsingi lisada, et tuua see asi Eesti konteksti, et te mõistaksite, mis seisus Eesti on, millega, mis on asjakohane, nii et meil ei ole seda, mis teie mainisite, seda valitsuse tasandi vaadet, aga meil on tehniline töörühm olemas, et me saame niimoodi praktiliselt edasi liikuda. Jah, aitäh. Ja ma leian, et see on väga asjakohane märkus. Käisin hiljuti Poolas rääkimas Ukraina kogemusest
ja Ukraina pagulased, kes saabusid Poola, samuti viisid selleni, et tehti kaardistamine ja ka muudeti koordineerimist mingil määral. Ma leian, et see on väga oluline ja kasulik võimalus selleks, et koordineerimist tugevdada. Ja kuna teil see platvorm on juba olemas, siis te saate kasutada seda ka muuks, et süsteemi tugevamaks muuta. Aga selle kõige elluviimiseks ja töötada nii paljude inimestega ühiselt ja hõlmata kõiki ministeeriume, siis Ukraina pidi välja töötama ka erinevad raamistikud selleks, et oma süsteemi üles ehitada ja need raamistikud hõlmavad erinevaid vaimse tervise ja sotsiaalse toe aspekte ja me tuvastasime, et ühest ei piisa, sest nad kõik reageerivad erinevatele vajadustele. Nii et meil on operatiivsed suunised seoses sellega, et mida on vaja praktiliselt teha, aga lisaks on meil ka visioon, meil on siis süsteemi selline sihtmudel, kus on välja toodud, milline see süsteem lõpuks peaks välja nägema, mis on eesmärk. Siis on meil kontseptsiooni osa hiljuti välja töötatud seadus, mis puudutab vaimse tervise süsteemi ja selle seaduse raames kõik ministeeriumid integreeriti ja see on oluline osa tööst valdkondade üleselt, sealhulgas ka töökohal. Ja see hõlmab ka digiteenuseid ja teisi aspekte. Aga me ehitame üles ka kogukonnapõhist mudelit ja siin te näete WHO mudelit, võrgustikku, teenuste võrgustikku ja see peab ka seotud teenuseid hõlmama ja te kindlasti leiate ka oma vajadused või osakonna siit diagrammilt üles selleks, et teenused oleks inimesekesksed ja inimõiguste põhised, on vaja teenused viia inimesteni ja integreerida nad seal, kus inimesed juba saavad teenuseid, kohtades, kus inimesed juba käivad nii-öelda, selle asemel, et me lihtsalt isoleeritud struktuure juurde looma, mis on mõeldud ainult vaimsele tervisele. Ja üheks näiteks on see, et Ukraina on kogukonnapõhist teenust üles ehitanud inimestele, kellel on tõsised vaimse tervise vajadused, sest Ukraina on nõukogude stiilisüsteemi pärinud selline institutsionaliseeritud ravi ja hoolekanna ja väga palju psühhiaatriahaiglaid ja inimestel ei olnudki mingit alternatiivi. Nii et kui kellelgi oli skisofreenia, siis ta tuli panna asutusse ja suurem osa elust veetis asutuses, aga nüüd on uus mudel, mida on välja töötatud 10 aastat Ukrainas ja siin on ka mitme aasta töö taga, sest need muudatused ei toimu üleöö. Ja meie puhul, kuna on toimunud mitu kriisi järjest, siis me suutsime parendada süsteemi varasema aset leidnud põhjal. Ja kogukonnapõhine mudel, mis on osa hädaolukordadele reageerimise süsteemist, on ka nüüd osa süsteemist. Nii et midagi, mis võetakse kasutusele kiireloomuliselt, muutub süsteemseks. Ja see kogukonnapõhine mudel hõlmab ka mobiilset tiimi, mis kuulub 4 inimest, mitte ainult psühhiaater, aga ka sotsiaaltöötaja ja psühholoog ning meditsiiniõde. Ja nad kõik pakuvad teenuseid kogukonnas. Nii et nad külastavad isikut seal, kus inimene elab ja selline näeb nende töö välja. Nad külastavad patsiente, kohtuvad kohvikus või pargis, kus iganes inimene elab, elukohas. Nii et see on hoopis teistsugune lähenemine Ukraina jaoks. Ja kokkuvõttes on mõte selles, et me viime teenuse inimesteni nende elukohas ja seal, kus neil on mugav. Ja see teenus võimaldab neil olla osa oma kogukonnast, olla lõimitud ja nad ei pea minema haiglasse ravile.
mis on väga oluline areng, aga kokkuvõttes see tähendab ka parema süsteemi loomist ja et me kasutame seda võimalust, mis tuleb kaasa hädaolukorraga. Et täiendada süsteemi ja kõrvaldada puudujäägid. Ja siis MHCAP-i rakendamine, millest Fahmi juba rääkis, mida MHCAP endast kujutab. Nii et ma räägin sellest hiljem. Ukrainas me oleme koolitanud välja 15% esmatervishoiutöötajatest, et pakkuda vaimse tervise teenuseid esmatasandi tervishoius. 15% võib tunduda nagu väike arv, aga tegelikult see on üle 8000 inimese, kes on koolituse läbinud, mis on tegelikult ju päris suur arv, sest kõik need inimesed pidid tulema koolitusele keskmiselt 20 inimest ühel koolitusel. Ja esmatasandi tervishoiutöötajad pakuvad siis esmatasandi tervishoius vaimse tervise teenuseid. Seda rahastab valitsus ja me ei saa seda üksi teha, seda ei saa teha Terviseministeerium ega WHO üksi, nii et me liitsime 28 partnerit kokku, kes teevad koostööd, sealhulgas erinevad vabaühendused, sealhulgas ka kohalikud ja rahvusvahelised, kes kõik töötavad samas raamistikus, et kuidas pakkuda MHCAP-i koolitusi, mis peab päevakorras olema, kuidas sertifitseerida, kuidas järelevalvet koolituse üle teostada. Kõik see info on olemas, kõik teevad koostööd selleks, et koolitada kõiki vastavalt samale õppekavale, mille eesmärgiks oli siis 8000 tervishoiutöötajat koolitada. Ja et tagada kestlikkus, me oleme väga teadlikud, et vajadus on väga suur ja peame ette valmistuma veelgi suuremaks vajaduseks, sest veteranid tulevad rindelt tagasi, tulevad pagulased tagasi Ukrainasse, nii et Ukrainal on ka MHCAP-i koolitus ülikoolidele. Nii et kui arst on juba koolituse läbinud, siis ta hiljem ei pea vaimse tervise teenuste koolitust läbi tegema uuesti. Nii et juba ülikoolis saab tudengitele seda õpetada, tulevikus ei ole koolitusi enam neile vaja. Aga esmatasandi tervishoiutöötajad seisavad silmitsi suurte väljakutsetega seoses suure töökoormusega ja peavad töötama stressirohkes olukorras, siis me prioritiseerime nende heaolu ja üheks näiteks on see, et me oleme rakendanud skaleeritavaid sekkumisi tervishoiutöötajatele ja siin on ka andmed pilootprojekti kohta, kus me näeme, et depressiooni sümptomid, PTSD, ärevuse sümptomite määr väheneb ja need andmed on märkimisväärsed. Ehk siis funktsioon on paranenud, talitlus on paranenud, stress on paranenud, määr on paranenud ja neid andmeid on kogutud ka rindejoone lähedalt, kus on väga rasked tingimused. Nii et kõigepealt tuleb koolitada välja arstid, et nad oskavad stressi haldamise tehnikaid kasutada enda puhul, aga soovitavad seda ka patsientidele, mis tähendab seda, et patsiendid on vastupidavamad ja tulevad stressiga paremini toime. Ja annan sõna ka Fahmile, võib-olla pakud ülemaailmset konteksti ka. Suur tänu, Katriina. Öeldud, et pilt on väärt rohkem kui 1000 sõna ja ma tahaksin näidata siin ka pilte vaimse tervise meeskonna külastustest, sest meie ju keskendume inimestele, kes saavad ravi ja üks tüüpiline viga
ülemaailmse MHBSS-i puhul on see, et me keskendume koolitatud inimeste arvule, mitte ravitud inimeste arvule. Me keskendume väljunditele, mitte tulemustele ja kui me vaatame neid fotosid, siis see ju keskendub inimestele, need on päris inimesed oma kodudes tõsiste vaimsete tervisehädadega, kes saavad oma kodus eluliselt olulisi teenuseid. Ja see on kindlasti midagi, mida õppida Katariina programmist. Teine punkt on see, et selle programmi tugevus on see, et see skaleeriti sõja ajal ja kohaldati sõja ajal. Ja mida Ukraina sai teha, oli kohaldada koolitusprogramme vaimse tervise meeskonnale, mis kaasaks ka hädaabiolukordi. Nii et ma mäletan juba enne sõda, et see kogukonna vaimse tervise meeskond ei saanud koolitust näiteks leina teemal või PTSD teemal. See lisati ja kohaldati pärast sõda ja skaleeriti veel võimsamalt. Ja see meeskond tänu väljakutsetele pärast sõda kohaldas ka näiteks elektriautode kasutamisele. Mina hakkasin Ukrainat külastama juba 10 aastat tagasi, aastal 2016, aeg lendab. Ma arvan, et Ukraina on suurepärane eeskuju, kus investeeringud ja ettevalmistus tasub ära, sellepärast et kui täiemahuline sõda algas aastal 2022, siis üks päev hiljem saime juba välja tuua 20 ukrainakeelset ressurssi, sest riigi idaosas olime kohal juba aastal 2016 ja need materjalid olid juba tol ajal tõlgitud, nii et kui sõda algas, oli meil juba midagi pakkuda, nii et see on meeldetuletuseks Katariina ettekandest, et head fotod, head ettekanned, et ettevalmistus tasub ära. Aastal 2016 olid teil kohalikud koordinaatorid ja kohalik meeskond oli tugev idas. Meeskond pealinnas oli arenemas. Ja nagu ma ütlesin, ma olen töötanud selles valdkonnas juba mitu aastakümmet ja jagan teiega seda, et on peaaegu võimatu koordineerida inimesi, kes ei taha koordineeritud olla. Seda lihtsalt ei saa teha. Inimestel peab olema siiras tahe ja huvi olla koordineeritud. Ja poliitikakujundajad Ukrainas läbi esimese programmi läbi, mida toetas president ja peaminister, kutsus poliitilist tahet üles näitama ja see tahe tuli just hädaabiolukorrast, et see tuli muuta seal vajalikuks ja kõik olid nõus olema koordineeritud. See tegi protsessi väga lihtsaks. Aga kui meil on pühendunud poliitikakujundajad, siis see toob mängu ka suure muudatuse, sest vajadus on alati olemas. Veel üks tugevus, mida Katariina jagas meiega, et mis mõõdetakse, see saab tehtud ja märgatud ja kui Katariinal ja Ukraina meeskonnal ei oleks statistikat kogukonna vaimse tervise meeskondade ja esmatasandi ravi kohta, siis nad ei saa ju öelda poliitikakujundajatele, sest ka mina olin nende alguskoolituste juures, seal oli 0. Me tegime 3 missiooni läbi WHO, aga et me jõuaksime 8000-ni, mis teeb selle ühe suurima programmi, peavad nad mõõtma, aruandeid tegema ja ministeeriumi tasandil me liikusime 500 000-ni, 1500-ni, kuni nad kasvasid, nii et hea monitoorimis- ja hindamissüsteem aitab seda arendada. Me oleme nüüd kohvi ära teeninud, suur tänu teie tähelepanu eest ja ma loodan, et ülemaailmsed Ukraina näited on teile abiks. Me naaseme näidete juurde peale kohvipausi.